Ta tuli esimest korda vaikse sammuga. Mitte arglikult, aga justkui tasa, et mitte liiga palju ruumi võtta. Tema nimi oli Agne. Ta istus nõustajatoas diivanile, sirutas selja sirgu ja pani käekoti vaikselt enda kõrvale. Silmad olid rahulikud, aga pilgus peitus küsimus, millele ta ei osanud ise veel sõnu anda. Mina olin seal kõrval. Mitte nõustajana, vaid kui keegi, kes pidi lihtsalt ruumis olema. Vahel juhtub nii. Keegi tuleb abi otsima, aga leiab hoopis midagi muud, midagi enamat. Selleks kulub aega, palju vaiksust ja rohkem kuulamist kui rääkimist. Agne käis seal mitu korda. Alguses rääkis ta napilt, enamasti kuulas. Tema laused olid ettevaatlikud, nagu katsetaks ta iga sõna enne, kui selle lendu laseb. Aga iga kord, kui ta lahkus, jäi midagi siia. Pilgu soojus, pooleli jäänud naeratus, vahel küpsise taldriku servale unustatud sõrmus. Ühel päeval jäi ta kauemaks. Vihm lõi aknaklaasile rütmi, mis justkui ei lubanud veel lahkuda. Me istusime diivanil, kruusid käes ja rääkisime elust. Mitte raskustest, vaid pisiasjadest. Nendest, millest tihti ei räägita. Susside kandmisest, kuidas kõige paremad on need, mis on natuke lössis. Või sellest, kuidas inimene võib tunda end korraga üksi ja rahus, kui ta hommikul köögis kohvi teeb. Siis juhtus midagi erilist. Ta naeris. Päriselt, hingest. Ja sellest hetkest hakkas kõik muutuma. Tema liikumine muutus vabamaks, ta hakkas kandma julgeid värve ja ükskord tuli ta tuppa roosas tuunikas, mille lillemuster jäi veel tükiks ajaks pilku pidama. Agne muutus silme all. Mitte sellepärast, et keegi teda parandas, vaid sest keegi kuulas oli olemas. Ja temast sai keegi, kes ei kartnud enam naeratada ka siis, kui keegi teda vaatas. Mõnikord flirtis ta naabrimehega, kergelt, mänguliselt. Mitte selleks, et midagi saavutada, vaid lihtsalt, et elu tunda. Sest ta oli õppinud, et see ongi elu. Lihtsad hetked, mis on päriselt tunda antud. Me ei rääkinud enam ammu probleemidest. Me jagasime küpsiseid ja elu. Ja ta ütles kord, me oleme siin, et elada ja nautida, aga mitte sulguda endasse ja end elusalt matta. Ja ma usun, et kui keegi oleks seda kõrvalt näinud meid kahekesi vaikses toas, samas sussides ja kruusidega, siis ta oleks mõistnud, et mõnikord algab sõprus seal, kus keegi lihtsalt kuulab. Seda lugu ei peakski rohkem lahti seletama, see lihtsalt on, nagu Agne.